Kas NATO liit, mis soovib leida lääne ühtsust, on lagunemas? Kogu Iraani sõja vältel on Ameerika president Donald Trump ja NATO olnud vastuolus. Ja nüüd on laual küsimus, mida varem peeti mõeldamatuks. Kas Ameerika vajab endiselt NATOt või on ta sellest välja kasvanud? Täna uurime, mida tegelikult oleks vaja selleks, et president loobuks 75-aastasest liidust ja mida see tähendaks ülemaailmsele julgeolekule, sealhulgas USA-Iisraeli suhetele. Meiega liitub selle teema lahkamiseks Josh Hammer, raamatu Iisrael ja tsivilisatsioon autor, Josh Hammer Show saatejuht, Newsweeki toimetaja ning mitmete teiste õigusalaste ja poliitikaga seotud ametikohtade pidaja. Tere tulemast, Josh! Suur tänu, et oled siin. See on minu rõõm, aitäh, et mind kutsusid alana. Suur au. Olgu, enne kui alustame visanda olukorra tausta. Sõda on ilmselgelt viinud pinged haripunkti Trumpi administratsiooni ja NATO vahel. Kuid juba mõnda aega on olnud ka muid tõrkeid. Trump ähvardas selle aasta alguses 8 NATO liitlast tariifidega Gröönimaa pärast. Ta nimetas allianssi pabertiigriks. Ta ütles, et NATO riigid on argpüksid. Ja oma esimesel ametiajal tegi ta samuti samme lahkumise suunas. See on vana probleem. Kas saaksid enne, kui räägime sellest, mis praegu ja tulevikus toimub, natuke laiemat tausta avada? Jaa, vaata, ma arvan, et Donald Trump on olnud NATO küsimuses väga pikka aega järjekindel. Ärgem unustagem laiemat geopoliitilist konteksti, millest Donald Trump esmakordselt Ameerika riikliku poliitika areenile tõusis. Ta mäletas presidenti, kes tuli esimest korda alla sellest kullatud eskalaatorist Trump Toweris New Yorgis 2015 aasta juunis, võites lõpuks vabariiklaste eelvalimised ja seejärel üldvalimised Hillary Clintoni vastu järgmisel aastal. 2016 aasta oli sama aasta, mil Ühendkuningriigis toimus Brexiti referendum. Ja asjaolu, et need 2 sündmust juhtusid vaid umbes 4,5–5 kuu jooksul, juunist novembrini 2016, ei tundu mulle juhuslik. See oli üks ajastu. See oli rahvusluse tunne vastandina liberaalsele multilateraalsusele või liberaalsele multinatsionalismile. Ja see oli omamoodi sümboolne lõpp või vähemalt lõpu algus või vähemalt katse lõpetada. Kui mitte midagi muud, siis see külma sõja järgne heade tunnete ajastu, kui soovite, globalismi ajastu, mida kõige paremini võtab kokku osaliselt see majandusnõunik president George H.W. Bushile Ameerikas 1990ndate alguses, kes ütles kuulsalt, arvutikiibid, kartulikrõpsud, mis vahe on? Teate küll, see oli see vabakaubanduse absolutismi mõiste. Kõik need rahvusvahelised organisatsioonid nagu NATO ja NAFTA, ausalt öeldes siin Põhja-Ameerikas, kui rääkida meie enda vabakaubanduslepetest Kanada, Mehhiko ja teistega. Maailma kaubandusorganisatsioon WTO, Maailma terviseorganisatsioon WHO, see oligi see paradigma, mida Ühendkuningriigi Brexiti referendum kahtluse alla seadis. Ja Donald Trump tegi väga aktiivselt kampaaniat ning ta valiti ametisse just selle avalikult natsionalistliku teeme Ameerika taas suureks lubadusega, mis oli vastandiks sellele, mis oli tegelikult kaheparteilise globaalse multinatsionaalse eliidi eelistus ja senine olukord. Nii et NATO skepsisest on minu arvates saanud Donald Trumpi poliitilise veetluse ja tõmbe tuumikosa juba sellest ajast, kui ta esimest korda tõsiselt Ameerika Ühendriikide presidendiks kandideeris. Ja ta astus oma esimesel ametiajal aastatel 2017–2021 mitmeid samme, et veenduda, kas Ameerika NATO partnerid täidavad tegelikult oma kokkuleppe osa. Ja kui vaadata neid statistikaid, siis NATO riikide protsent, kes täidavad oma miinimumnõude ehk lepingunõude kulutada vähemalt 2% SKP-st kaitsekulutustele, on üsna väike. Olgu öeldud, et lepingus on tegelikult ideaalis ette nähtud, et nad kulutaksid 5%. Aga kui vaadata neid, kes täidavad selle miinimumi ehk 2% SKP-st kaitsekulutustele, Euroopa riikide arv, eriti just nende, kes täidavad seda nõuet, kasvas Donald Trumpi esimese 4 aasta jooksul märkimisväärselt, sest ta avaldas vähemalt retoorilist survet, kui mitte midagi muud. See oli kindlasti kontekstiks, miks Donald Trump võttis eelmisel aastal ja isegi selle aasta jaanuaris-veebruaris NATO suhtes karmima seisukoha, eriti kui rääkida Gröönimaa küsimusest. Ta oli Gröönimaa küsimuses üsna karm nii Taani kui ka NATO suhtes üldiselt. Ja see kõik juhtus enne praegust sõda Iraani vastu, mis minu arvates on NATO taas kahepoolsetesse suhetesse tõuganud ning andnud Donald Trumpile veelgi rohkem põhjust olla Ameerika NATO partnerite peale väga pettunud. Aga ma arvan, et meie vestluse seisukohalt on kõige olulisem meeles pidada, et see ei ole uus nähtus. See ongi väga tüüpiline osa sellest, mida Trumpism tähendab ja mida see Ameerika poliitilises kontekstis esindab. Nii et me süveneme sellesse veidi põhjalikumalt.
sa kirjutasid hiljuti kolumni, kus võtsid väga tabavalt kokku NATO ajaloo. ja ma arvan, et seda tasub jagada, sest Briti kindralist, kellest sai NATO esimene peasekretär, võttis selle põhimõtteliselt kokku nii. Hoida nõukogulased eemal, ameeriklased sees ja sakslased vaos. Ja sa väidad, et maailm on muutunud. Nii et täna, mitte 1949 aastal, vaid just täna. Mis sa ütleksid, mis on NATO eesmärk ja milleks see hea on? Üldiselt, milleks hea, isegi mitte nii küüniliselt, vaid milleks hea? Ausalt öeldes, Alana, ma tegelikult ei tea. Sellepärast ma selle arvamusloo kirjutasingi ja sellepärast olen ma avalikult kahtluse alla seadnud Ameerika Ühendriikide püsivad huvid mitte ainult suurima, vaid ausalt öeldes ka enamuse rahastajana NATO artikkel 5 kollektiivkaitsekohustuses. Nii et lähme natuke ajas tagasi. Nagu sa õigesti märkisid, loodi NATO 1949 aastal, vaid mõned aastad pärast teise maailmasõja lõppu. Selleks ajaks olid Stalin ja Nõukogude Liit juba kindlalt esile kerkinud kui suur tsivilisatsiooniline oht vabadusele. 20. sajandi keskpaigas ja teisel poolel. Ja ma arvan, et peamine punkt, mille juurde kohe jõuda, on see, et NATO oli hämmastavalt edukas. See täitis sõna otseses mõttes oma raison d'être, oma olemasolu põhjuse. Ja olgu öeldud, et mitte kõik ameeriklased ei olnud nõus, et eesmärk oli Nõukogude Liit sõna otseses mõttes lüüa. Ameerika välispoliitikas käis 60. ja 70. selle üle suur arutelu. Ühel pool oli Henry Kissinger oma pingelõdvenduspoliitikaga. Siis oli kuulus Ronald Reagan, kes ütles, et ei, me tegelikult kavatseme kurja impeeriumi lüüa. Ja lõpuks jäi peale viimane nägemus. Reagani, Thatcheri ja Johannes Paulus II nägemus. Ning Nõukogude Liit kadus lõpuks ajaloo tuhahuinikusse. Vaata, Berliini müür langes, Alana, aastal kui ma sündisin, 1989. Ma pole sisuliselt kunagi elanud. Ma olen 37-aastane ja ma pole tõesti kunagi elanud maailmas, kus Nõukogude Liit oli olemas. Tehniliselt lagunes see Vene Föderatsiooniks 1988 aastal. Ma ütleksin, et sa elad siiski maailmas, kus Venemaa on oht. Kindlasti. Aga see on põhimõtteliselt teistsugune asi. Ja Venemaa on täna, nagu me oleme viimastel aastatel Ukrainas väga selgelt näinud, täielik paberitiiger. Nad ebaõnnestuvad suurejooneliselt, et Ukrainas mingitki olulist edu saavutada. See sõda on lihtsalt kohutav. Esimese maailmasõja stiilis läänerinde kaevikusõda lihtsalt jõhker tupikseis, millele pole lõppu näha. Teoorias oleks Venemaa pidanud suutma selles konfliktis väga kiiresti ja otsustavalt reaalseid edusamme saavutada. Tänaseni on neil relvade arvu poolest maailmas suurim tuumaarsenal. Need relvad on vanad ja roostes ning neid pole eriti hästi hooldatud. Aga asi on selles, nagu Kamala Harrise kuulsas sõnas alatis öeldud, et Venemaa on väga suur riik. Ja Venemaal on tegelikult palju relvi oma käsutuses. Ukraina on väiksem riik ja praeguseks peaks olema karjuvalt ilmselgelt selge, et Venemaa ei ole hea. Ma ei ole siin selleks, et Venemaad kuidagi õigustada. Vladimir Putin on keegi, kes pole kunagi tegelikult oma KGB päevadest edasi arenenud. Ja tõepoolest Ameerika parempoolses leeris on siin üks element ja ma tahan selle väga selgelt välja tuua. Kindlasti on osa minu Ameerika konservatiivsetest kaasmaalastest, kes on lausa venemeelsed, kes tegelikult võtavad Moskva suhtes palju soojema ja soosivama hoiaku, eriti selle kõige äärmuslikumas tiivas. Kogu Tucker Carlsoni ümber koondunud inimeste seltskond seal. Nad näivad olevat sügavalt mõjutatud Aleksander Dugini poolt, keda sageli nimetatakse Vladimir Putini Svengaliks, tema omamoodi intellektuaalseks kõneisikuks seal. See pole minu seisukoht. Ma ei ole siin, et selliseid väiteid esitada. Venemaa on pahatahtlik osapool. Putin on väga, väga halb mees. Ma ütlen lihtsalt, et Venemaa ei ole praegu meie suurim oht. Ameerika suurim oht on minu arvates üheselt ja selgelt Hiina. Mulle meeldib nimetada Hiinat Ameerika esimeseks, teiseks, kolmandaks, neljandaks ja viiendaks suurimaks geopoliitiliseks ohuks. Nad on oht sõna otseses mõttes igal viisil, kuidas üks riik üldse saab ohuks olla. Kui te tegelikult vaatate kõiki sõjamängude harjutusi, mida Ameerika enda sõjaministeerium, meie erinevad kõrged sõjaväejuhid, intellektuaalid, West Point ja kõik teised on läbi viinud. Kui te vaatate sõjamänge, mida nad on viimase 10 või 2 jooksul kaardistanud, kui Hiina teeb sammu Taiwani vastu, siis Ameerika võidab selle sõja ainult juhul, kui me otsustame seda sõda pidada umbes poolel korral või isegi harvem. Nii et nad on tohutu sõjaline oht. Nad on intellektuaalne oht oma vöö ja tee algatuse kaudu, geopoliitiline oht, majanduslik oht, julgeolekuoht.
Nad lasid luure õhupalli üle meie mandri. Nad nuhivad meie järele peaaegu igal võimalikul moel, alates Konfutsiuse instituutidest kuni TikToki ja kõige muu selliseni. Nii et Hiina on oht. Venemaa on lõppkokkuvõttes lihtsalt osa Hiina kommunistliku partei katsest muuta 21. sajand Hiina sajandiks, mitte Ameerika sajandiks. See viib meid tagasi NATO juurde. Kas see organisatsioon on jäänud 20. sajandi nägemusest, kus venelased ja Nõukogude Liit olidki tegelikud ohud? Kas see on tõesti veel seda väärt? Teisisõnu, kas pingutus õigustab tulemust? Ja ausalt öeldes ma ei ole kindel, et vastus on tõesti jaatav, sest ma tõesti ei tea, mille eest NATO aastal 2026 enda sõnul seisab. Kas see on lihtsalt omamoodi eliitklubi, selline mõnus liberaalse rahvusvahelisuse koosviibimine? Mida täpselt saab Ameerika NATOst? Ma arvan, et Donald Trumpil on täiesti õigus neid küsimusi esitada. Ja ausalt öeldes ei ole ma sugugi kindel, et ükski meie Euroopa partneritest on sellele küsimusele praegu piisavalt vastanud. Jättes kõrvale praeguse sõja ümber käivad vaidlused, siis kuidas seostub NATO osalemine Afganistani sõjas? Ma mõtlen, NATO on ilmselgelt varem inimesi saatnud. Näiteks Korea sõda, mis toimus vaid mõned aastad pärast NATO loomist, oli sisuliselt NATO konflikt. NATO aitas kindlasti väga palju ka Pärsia lahe sõjas 1990. alguses George H.W. Bushi valitsuse ajal. Samuti Barack Obama ekslikus sekkumises Liibüasse Muammar Gaddafi kukutamiseks. See oli sisuliselt samuti NATO sekkumine. Nii et NATO on kindlasti olnud varem kaasatud, ehkki väiksemas mahus. See on ikkagi Ameerika Ühendriigid, kes annab ülekaaluka enamuse ressurssidest, rahalistest ja sõjalistest vahenditest, tööjõust, kõigest sellest seal. On tõsi, et NATO riigid on aeg-ajalt osalenud, kuid Iraani olukord on olnud omamoodi äratus, sest Ameerika on tegelikult energiat eksportiv riik. Me oleme tegelikult üks, kui mitte maailma suurim nafta ja maagaasi eksportija praegu maailmas. See lihtsalt ei kehti Euroopa riikide kohta. Sellepärast Saksamaa aastaid nõudis Nord Stream 2 gaasitoru Venemaalt. See on tegelikult üks Venemaa suurimaid mõjutusvahendeid Euroopa mandri suhtes. Nimelt see, et Euroopa majandus on nii sõltuv Venemaast naftatoodete osas. Ja Euroopa on tegelikult palju rohkem sõltuv toornaftast, mis voolab läbi Hormuzi väina, kui Ameerika. Aga asi pole ainult selles. Euroopa on tegelikult otseselt mõjutatud, kui rääkida Iraani tavapärasest raketiprogrammist. Me nägime alles 1,5 või 2 kuud tagasi, kuidas Iraan üritas tulistada Diego Garciale, ühisele Ameerika ja Briti sõjaväebaasile, mis asub umbes 2500 miili kaugusel. Kui nad suudavad rakettidega tabada sihtmärke 2500 miili kaugusel, tähendab see, et suur osa Euroopa mandrist on otseselt ohus. Seega peaksid eurooplased tõesti Iraani ohust hoolima. Nad ei paista sellepärast eriti mures olevat, millel on omad põhjused, millest võime rääkida, kui soovite. Ja te võite seda teemat täpsemalt selgitada. Hispaania ähvardas relvaembargoga ja sulges oma õhuruumi. Ma arvan, et Prantsusmaa tegi midagi sarnast. Šveits ütles, et teeb midagi sarnast oma õhuruumi sulgemise osas. Prantsusmaa ja nii edasi. Ja, vaata, mul on mitmeid põhjuseid, miks ma spekuleerin, miks Euroopa on olnud nii kadunud selle Ameerika-Iisraeli operatsiooni ajal Iraani režiimi vastu. Ja mõned asjad tulevad kohe meelde. Üks põhjus on see, et Euroopa on ausalt öeldes mitmel moel vallutatud. Nii otseses mõttes kui ka piiranguteta rände tõttu. Ja samuti on Euroopa intellektuaalselt vallutatud läänevastase ning paljuski islamistliku füüsilise kohaloleku ja islamistliku mõtteviisi poolt. Ma mõtlen, alles mõni kuu tagasi oli üks pilt. Kuningas Charles on olnud siin Ameerika Ühendriikides selle palju kära tekitanud kuningliku visiidi ajal. Alles mõni kuu tagasi oli see ärritav pilt, kus kuningas Charles läks kas Oxfordi või Cambridge'i, ma ei mäleta täpselt kumba, ja õnnistas seal uut islamiuuringute keskust. Ma mõtlen, see mees on sõna otseses mõttes Inglise kirikupea. Ma mõtlen, kas sa suudaksid ette kujutada aega 200 aasta eest, kus Euroopa riikide riigikirikute juhid oleksid olnud. Õnnistamas islami kasvu Euroopas selle asemel, et sellega võidelda, võib-olla isegi eksistentsiaalsetel põhjustel. Minnes tagasi sõna otseses mõttes ristisõdadeni, kuni Viini piiramiseni eelmise aastatuhande keskel ja nii edasi. Nii et selles mõttes on seal toimunud nii füüsiline kui ka intellektuaalne vallutus. Siil on ka täiesti jõuetu, nõrk, loid ja kaotajalik mõtteviis. Eurooplased on põhimõtteliselt lihtsalt kampnõrku inimesi. Eurooplased on inimesed, keda on nii rängalt traumeerinud kohutavad sõjad, mis on seda mandrit iseloomustanud sadu ja sadu, tegelikult isegi tuhandeid aastaid.
et nad ei näi tegelikult tahtvat ega suutvat oma sõjavägesid üles ehitada ja liituma oma väidetava liitlase Ameerika Ühendriikidega, kui tegemist on ühise ohuga, mis antud juhul on selgelt Iraan. Siin on palju erinevaid tegureid mängus, aga nad ei saa sellega hakkama. On selge, et nad ei saa sellega hakkama. Ja see ütleb minu jaoks väga palju, sest ma jagan Donald Trumpi nägemust. Seda nägemust, millega ta 2016 aastal kandideeris, mis on pigem rahvuslik nägemus 21. sajandi geopoliitikas, kus minu arvates määratlevad geopoliitilisi suhteid paremini 2- või 3-riigilised suhted, mitte sellised 20, 30 või 40 riigi mitmepoolsed jamad. Need vananenud ettevõtmised nagu NATO, Euroopa Liit ja nii edasi. Ausalt öeldes arvan ma, et Abrahami kokkulepped on tegelikult just selline mudel, mida ma silmas pidasin. Just sellised näevadki minu arvates välja 21. sajandi geopoliitilised suhted. Aga NATO on dinosaurus ja igand. Ja kuni NATO ei selgita täpselt, mida ta teeb, mille eest ta seisab ja miks Ameerika Ühendriikide maksumaksjad peaksid selle eest maksma, siin arvan ma, et Donald Trumpil on õigus seda tunnistada, retooriliselt hukka mõista ja ideaalis võimalusel isegi selle laialisaatmist kaaluda. Räägi mulle rohkem Abrahami lepetest ning 2- ja 3-poolsetest suhetest, mida sa sooviksid, et Ameerika Ühendriigid looksid. Sa oled kirjutanud, et USA ja Iisraeli suhe on tegelikult nagu eeskuju. Oleks tore, kui sa saaksid seda veidi lähemalt selgitada ja samuti, milliste riikidega sa sooviksid neid suhteid näha tekkimas. Ma olin tegelikult eelmisel septembril Kapitooliumi mäel kohtumas USA senaatoriga. Senat oli selle kohtumise kokku kutsunud ja me jõudsime sinna. Ma ei nimeta tema nime, see oli mitteavalik kohtumine. Ja ta sisuliselt küsis mult, ta ütles, Josh, ma olen su raamatut lugenud. Ma nõustun sinu väitega. Kuidas ma saan veenda oma kolleege, kes võivad olla veidi skeptilisemad, kuulates kõiki neid takkereid ja kändiseid ja kogu seda jama? Mitte, et need inimesed oleksid senatis populaarsed, aga sa saad aru, mida ma mõtlen. Ta ütles mulle, kuidas ma saan minna ja põhjendada, et Iisrael on Ameerika Ühendriikide liitlane? Ja ma ütlesin, senator, siin on kiire ja lihtne test, väga kiire heuristik, et teha kindlaks, kas riik on Ameerika Ühendriikide liitlane või mitte. Ja mida ma ütlesin ja mida ma nüüd kordama hakkan, oli see, et Ameerika Ühendriikide liitlane, tegelikult iga riigi liitlane üldiselt, aga jääme praeguse paradigma juurde. Ameerika Ühendriikide liitlane on riik, mille puhul, kui see riik tegutseb oma enda rahvuslikes huvides, siis Ameerika Ühendriikide rahvuslikud huvid saavad teise või kolmanda tasandi tegurina samuti tugevdatud ja toetatud. Ja ma arvan, et juba selle kriteeriumi põhjal on Iisrael eeskujulik liitlane. Sest kui vaadata Iisraeli erinevaid vaenlasi seal Lähis-Idas ja kellega nad igapäevaselt võitlevad, olgu selleks siis Hamas, Hezbollah, PLO, ilmselgelt Iraani režiim ise, Hutid, need kõik on sisuliselt Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi poolt tunnustatud välismaised terroriorganisatsioonid või midagi sellele väga lähedast. Nii et Iisrael tegutsedes enesekaitseks aitab sõna otseses mõttes Ameerika rahvuslikke huve. Ja ma arvan, et seda saab erinevatel viisidel väga reaalselt ja empiiriliselt välja tuua. Üks minu lemmiknäiteid ilmselgelt on praegune konflikt selle ere näide. Ja sellepärast ongi meie sõjaminister Pete Hegseth ning staabiülemate ühendkomitee esimees Dan Reis ja Kane väga kõrgelt kiitnud iisraellasi. Hegseth nimetab korduvalt Iisraeli õhujõude üheks maailma 3 suurimast õhujõust, koos USA õhujõudude ja Ameerika Ühendriikide mereväega, ning nimetab Iisraeli korduvalt jõukordistajaks. Nii et praegune konflikt tõestab minu seisukohta minu arvates väga selgelt. Aga et tuua veel üks hiljutisem näide, siis ma viitan sageli aastale 2024. Nii et 2024 aastal, kui pärast 7. oktoobri sõda laienes tõsiselt ka Iisraeli põhjarindele koos Hezbollah'ga Liibanonis, mis lõpuks kulmineerus loomulikult suurepärase ja ammu oodatud Hassan Nasrallaha surmaga. Nii et teel Hassan Nasrallahu tabamiseni, kui Iisrael tegeles omamoodi Michael Corleone stiilis kättamaksuga 5 perekonna vastu, kõrvaldasid nad sisuliselt kogu Hezbollah juhtkonna ja organisatsiooni tippu. Ja 2 isikut, kelle Iisrael kõrvaldas ja keda ma arvan, et tollane Ameerika meedia ei hinnanud piisavalt, olid mehed Hezbollah džihadistid. Nimelt Fuad Yakor ja Ibrahim Ahil. Nüüd, paljud inimesed, kes on sügavalt vastu džihadistlikus tegevuses sees, ilmselt teavad neid nimesid. Enamik inimesi tõenäoliselt ei tea. Fuad Yakor ja Ibrahim Ahil olid 1983 aasta USA merejalaväelaste kasarmute rünnaku peamised korraldajad, milles Hezbollah tappis 241 merejalaväelast.
see oli Fuad Shakur ja siis oli Ibrahim Akil, selle sama aasta USA saatkonna pommirünnaku peamine korraldaja Beirutis, Liibanonis. Neil kahel mehel oli USA välisministeeriumi poolt pea eest välja pandud tagaotsimistasu, vastavalt 5 ja 7 miljonit dollarit, ning see kestis 41 aastat. Ja mitte midagi ei juhtunud, enne kui Iisrael nad kõrvaldas. Nii et tulles tagasi minu testi juurde, mis määrab liitlase? Siis kui riik tegutseb omaenda rahvuslikes huvides, siis Ameerika rahvuslikud huvid saavad sellest kasu teisejärgulise või kolmanda tegurina. Vaevalt, et ma suudaks tuua sellest selgemat näidet. Kas loode piirkond väldib väärtustel põhinevat liitu, mis on viimasel ajal olnud tavapärasem mõtteviis? Jah, viimastel aastakümnetel. Jah, ja see ongi sõna otseses mõttes asja mõte, sest praegu puudub Ameerika poliitilises diskursuses praktiliselt igasugune huvi väärtustel põhineva välispoliitika vastu. See on mõneti vananenud viis välispoliitikast mõtlemiseks. Tänapäeval omistatakse seda tõenäoliselt rohkem Ameerika vasakpoolsetele kui parempoolsetele. Näiteks Barack Obama ebaõnnestunud sekkumine Liibüas Muammar Gaddafi kukutamiseks 2011. Aastal toimus Samantha Poweri rahvusvahelise kaitsmise kohustuse doktriini alusel, mis on liberaalse humanitarismi teooria, mille tulemuseks on see, et Liibüa on tänini 15 aastat hiljem sisuliselt tohutu džihadistliku kodusõja küüsis. Nii et mina ei mõtle välispoliitikast niimoodi. Ma kaldun olema pigem kainelt mõtlev realist. Minu enda välispoliitika põhineb, ütleksin ma, oma inspiratsiooni John Quincy Adamsilt, John Adamsi pojalt, kes enne seda, kui temast sai riigi 6. president, pidas väga kuulsa kõne, olles James Monroe välisminister 1821 aastal. Ja ta ütles kuulsalt, ma parafraseerin seda üsna täpselt, ta ütles kuulsalt, et Ameerika ei lähe välismaale koletisi hävitama. Me soovime maailma rahvastele vabadust, kuid garanteerime ainult enda oma. See on väga erinev viis mõelda Ameerika rollist maailmas ja Ameerika vastutusest moraalsest vaatenurgast. Väga erinev roll võrreldes, nimetagem seda George W. Bushi vabadusagendaks, kus Bush oma teisel ametisse astumiskõnes 2005 aasta jaanuaris ütles kuulsalt, et Ameerika eksisteerib selleks, et levitada vabadust vajadusel jõuga kogu maailmas. Minu jaoks on see uskumatult ülbe. See on täielik vastand sellele alandlikkusele, mis on saanud Birkeni konservatismi kvintessensiks. Ja ma arvan, et see ei ole ausalt öeldes Ameerika roll, see on lihtsalt liiga keskne, lihtsalt ja selgelt. Aga Ameerika on suur riik, meil on maailmas omad huvid. Ressursside kokkuhoid, piiratud ressursid on väga reaalne asi. Ja tulles tagasi selle juurde, mida ma varem ütlesin, on Hiina kaugelt meie suurim oht. See tõstatab omakorda järgmise küsimuse, nimelt selle. Kui Ameerika on ja peaks olema nii tugevalt keskendunud Hiinale, ja ma väidaksin, et üldiselt Indo-Vaikse ookeani piirkonnale, sellel 21. sajandil tõstatab see küsimuse, kuidas Ameerika, kuna me oleme taas suur riik ja meil on huvid üle kogu maailma, kuidas me saaksime kõige paremini kaitsta, kindlustada, kaitsta ja edendada oma huve kõikides teistes piirkondades. Vastus tulles tagasi sinu küsimuse juurde, Alana, on kahepoolsete ja väiksemate mitmepoolsete liitude kaudu, täpselt nagu Ibrahimi kokkulepped. Ibrahimi kokkulepped on sisuliselt Lähis-Ida stabiliseerimislepe, mille kaudu Ameerika kasutab oma mõjuvõimu suurriigina, et tuua mõned riigid, Iisrael ja mõned mõõdukamad mitte-islamistlikud Araabia riigid kokku viisil, mis soodustab Ameerika rahvuslikke huve, sest see liit eksisteerib selleks, et püüda hoida Iraani režiimi kontrolli all. Muide, ma arvan, et need kokkulepped ainult kasvavad pärast praeguse sõja lõppu. Nüüd on saudid, isegi katarlased, kõik need isikud, kõik need riigid nüüd väga selgelt näinud, mis Iraan tegelikult on ja keda nad seal esindavad. Aga idee ongi siin põhimõtteliselt teatepulga üleandmine nendele põhiliitlastele, kes vastavad määratlustele ja kohtuvad. Minu liitlane Heuristik, minu liitlane Tess, kes saavad siis neid piirkondi patrullida viisil, mis toob kasu Ameerika huvidele. Et Ameerika saaks siis ebaproportsionaalselt keskenduda omaenda eksistentsiaalsele ohule, milleks on Hiina kommunistlik partei. NATO-st lahkumine ei ole lihtne asi. Tegelikult arvan ma, et see on ainus leping, mille puhul Ameerika seadus seda ette näeb. Selleks, et USA saaks lahkuda, oleks vaja kongressi otsust või 2/3 senati heakskiitu. Valgel majal on seadusest erinev arusaam. Valgel majal on midagi, mis võimaldaks seda. See on palju lubavam. Ma ei tea, kuidas kohtud sellega tegeleksid, kui see juhtuks. Kas see on tegelikult Ameerika Ühendriikide seaduste järgi praktiline võimalus, arvestades poliitilist olukorda, et USA võiks NATO-st lahkuda? Ma ei ole rahvusvahelise õiguse teadlane.
Ausalt öeldes ma ei tea kogu Ameerika ajalugu lepingutest taganemisel, millele ta on alla kirjutanud. Tavapärane lähenemine oleks kindlasti see, et Ameerika põhiseadusliku õiguse järgi saab midagi tühistada ainult samal viisil, nagu see algselt tehti. Väga selge näide on alkoholikeeld. Alkoholikeeld lisati Ameerika Ühendriikide põhiseadusesse 18. parandusega. Nagu hästi teada, tühistati 18. parandus alles 21 parandusega. Üldine mõte on see, et kui midagi võetakse vastu seadusega, siis on vaja seadust selle tühistamiseks. Kui see kehtestatakse täidesaatva korraldusega, saab seda tühistada ainult täidesaatva korraldusega. Sama loogika järgi peaks teoorias olema mõistlik, et kui lepingu kohustuse sõlmimiseks on vaja 2/3 senati heakskiitu, siis sellest kohustusest väljaastumiseks ei oleks vaja enam seda sama 2/3 senati nõusolekut. Seda öeldes pean tunnistama, et ma ei ole tuttav nii-öelda NATO lepingu peensustega. Ma ei ole päris kindel, kuidas see täpselt välja näeks, kui president üritaks seda ühepoolselt teha. Vähemalt arvan ma, et kui NATO ei vasta piisavalt neile väga pakilistele ja minu arvates ennetavatele küsimustele, mida Ameerika Ühendriikide president ja Marco Rubio, välisminister ning teised on esitanud. Mis tähendab, lihtsustatult öeldes, mis on teie eesmärk? Miks te üldse olemas olete? Esitage meile oma põhjendus. Meie oleme ju see suhkrupapa, Ameerika. Meie rahastame kogu seda ettevõtmist seal. Meie hoolitseme selle eest, et Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia ja kõik need teised riigid ei seisaks silmitsi eksistentsiaalse ohuga Venemaalt, Iraanilt, Hiinalt või kelleltki teiselt. Mida me täpselt sellest saame? Kui te ei kavatsegi meid aidata sõjalises operatsioonis, millel, nagu ma varem selgitasin, on nii energia kui ka julgeoleku seisukohalt palju tõsisemad tagajärjed eurooplastele ja ameeriklastele. Mida me siis täpselt sellest saame? Seda küsimust tuleb pidevalt rõhutada ja veel kord rõhutada. Hea uudis on see, et Mark Rutte, kes on NATO peasekretär, hollandlane, avaldab praegu teatavat pro-Trumpi meelsust. Isiklikult ma seda ei usu. Ma ei arva, et see on eriti siiras. Ma arvan, et Mark Rutte on mees, kes üritab sisuliselt päästa NATOd, püüdes meeldida Valge Maja suurele tegijale. Nii et ma ei ole kaugeltki veendunud, et seda on ausalt öeldes võimalik päästa. Mida ma tean, on see, et Trump ja Rubio jotet esitavad kõik õiged küsimused. Aga kuulge, kui asi tõesti väga hulluks läheb ja ei toimu märgatavat paranemist või läheb olukord veelgi halvemaks, kui isegi ei üritata küsimustele vastata ega suurendada kaitsekulutusi SKT suhtes, siis on asi tõsine. Kui seda probleemi lihtsalt edasi lükatakse ja me küsime endiselt samu küsimusi ning peame seda vestlust ka aasta või 2 pärast, siis jah. Ma arvan, et NATOst lahkumise proovimine on kaval idee. Ma ei saa lubada, kuidas see välja kukuks või kas see kohtus läbi läheks. Jällegi, USA senati 2/3 häälteenamus tundub mulle palju soovitavam, ütleme nii. Võib-olla on olemas mingi täidesaatva võimu lahendus, võib-olla mitte. Ma ei ole sellest täielikult kindel, aga võib-olla on. Aga kui seda ei ole, siis ma ei tea, kas kohtuvõim, kohalikud kohtud seda tingimata toetaksid. Aga kui see võimaldab asja edasi lükata, siis ma arvan, et tasub seda vähemalt proovida. Ja tõenäoliselt on ka viise, kuidas seda teha ilma ametlikult NATOst lahkumata. Täpselt. Pigem näiteks vägede väljaviimine või rahastuse lõpetamine. Täpselt. Jah. Kui see peaks juhtuma, eks, mis väldib teatud mis väldib teatud juriidilisi takistusi potentsiaalselt. Millise sõnumi see sinu arvates meie peamistele vaenlastele saadab? Sa räägid nii, nagu Hiina näeks meid kui ameeriklasi, kes suunavad oma energia ümber viisil, mis muudab nad ohtlikumaks rivaaliks. Aga ma mõtlen, kas see ei jätaks hoopis muljet, et me tegelikult loobume põhimõtetest, millest oleme kaua kinni pidanud ja riikidest, kellega meil on olnud pikk ja sageli viljakas liitlassuhe. Kas taganemisel ei ole mitte ka varjukülgi? Võib väita, et see on nii. Jällegi, ma ütleksin, et see on veidi aegunud 1990-ndate või 2000-ndate mõtteviis arusaam ühemõttelisest Ameerika üleolekust maailmalaval. See aeg on möödas. Me ei ela enam unipolaarse, vaieldamatu Ameerika ülekaalu ajastul maailmalaval. Me oleme nüüd tagasi multipolaarse ajastu juures. Sama multipolaarse ajastu, mis minu arvates iseloomustas suurt osa 20. sajandist. Esmalt fašismi tõusuga ja seejärel kommunismi tõusuga. Nüüd näeme taas Hiina tõusu ja nende laienevat mõjusfääri, mida mõjutavad nende hegemoonilised sõjalised ambitsioonid, Belt and Road algatus ja nii edasi. Nii et me oleme tagasi multipolaarsesse ajastusse. Ja selle ilmne järeldus, eriti sellise riigi jaoks nagu Ameerika, mis on kümnete triljonite dollarite ulatuses võlgades,
on see, et me lihtsalt ei saa olla kogu maailma kaitsegarantii. nii et kas Xi Jinping ja poliitbüroo ning Pekingi rahvavabastusarmee võiksid teoreetiliselt seda vaadata ja öelda, oh jumal, Ameerika toetab oma kullakohustusi. Hästi. Ausalt öeldes, mind see eriti ei huvita. Mul on sellest üsna ükskõik. Mind ei huvita eriti, kuidas nemad sellisest sammust mõtleksid. Seni, kuni see samm tehakse õigel põhjusel, õiges suunas ja selgitatakse umbes nii, nagu ma seda siin teinud olen. See ongi kõige olulisem. Aga ausalt öeldes, Alana, kõige tähtsam asi, kui rääkida Hiinast ja püüdest panna Hiina kaitsepositsioonile, on veenda Hiinat, et Ameerika on siin ja Ameerika kavatseb koha kätte näidata ning me kavatseme seda teha ka tulevikus. Parim viis panna Hiina sellisesse olukorda on see, kui Ameerika lihtsalt päriselt jõudu näitab. Ja et tuua väga lihtne näide, siis ma unustasin täpse päevade arvu, aga see oli esimene nädal, 1,5 nädalat, võib-olla isegi 2 nädalat praegusest sõjast Iraani vastu. Hiina rahvavabastusarmee lennukitest ei teatatud kusagil Taiwani lähedal. Võib-olla ainult Hiina rannikul, aga mitte kusagil Taiwani väina Taiwani poolses osas. Seal oli täielik vaikus. Ja see oli esimene paus Hiina sõjalises tegevuses Taiwani ümbertiirutamises aastate jooksul. Väga pika aja jooksul. Ja ma arvan, et paljud Hiina jälgijad vaatasid seda, panid tähele ja ütlesid, et see on loogiline, sest Hiina näeb nüüd, et see president ja see riik võtavad asja tõsiselt. Nii et lõpuks ajab Donald Trump tõsist asja. Me oleme seda näinud mitte ainult Iraani puhul. Oleme seda näinud Nicolas Maduro puhul Venezuelas, oleme seda näinud ka teistes olukordades ja muudes valdkondades. Kõik need narkoterroristide vastased löögid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See president mõtleb seda tõsiselt, kui ta seda ütleb. Nii et kui ta tõesti prooviks NATO-s sisuliselt välja astuda, siis ma arvan, et meie liitlased saaksid sellest aru. Kas Hiina saaks sellest aru? Ma ei tea, ausalt öeldes on raske öelda. Aga ausalt, mind see eriti ei huvita, sest see president on tõsiselt asja juures. Ja kui ta otsustaks keskenduda Hiinale, püüdes suunata ressursse rohkem Euroopast Indo-Vaikse ookeani piirkonda, siis ma arvan, et see oleks väga kaval ja ammu vajalik samm. Hästi. Viimane küsimus, mis on seotud Iisraeliga. Iisrael osaleb NATO-ga seotud dialoogigrupis. Tal on ka esindaja, keda ta saadab NATO juurde. See puudutab peamiselt luureandmete jagamist ja terrorismi vastast võitlust. Iisrael on üks 7 riigist, kes seda teeb. Ilmselgelt on suhted erinevate Euroopa riikidega praegu keerulised, nagu me tavatsesime öelda siis, kui Facebook oli tõesti populaarne. Ühelt poolt on neid, kes on ähvardanud embargo ja boikottidega. Ja taas need, kes pole selles sõjas abi osutanud. Ja teiselt poolt on Euroopas endised suured kaubanduspartnerid ja relvatarnijad. Kas te arvate, et USA oma mõju NATO-s mingil moel vähendades mõjutaks see ka Iisraeli suhteid selle organisatsiooniga? Tõenäoliselt, sest Iisraeli peetakse Ameerika Ühendriikidele väga lähedaseks, mis on minu arvates üsna tõsi. Lähtudes sellest, mida oleme näinud viimaste kuude jooksul Iraani sõja ajal, on need 2 riiki sisuliselt tegutsenud käsikäes. Vaevalt, et 2 riiklikku suveräänset armeed on nii tihedalt koostööd teinud pärast teist maailmasõda. Vähemalt aastakümnete jooksul, võib-olla isegi nii kaugele tagasi. Arvestades, kui tihedalt on Ameerika Ühendriigid ja Iisrael seotud, näen ma võimalikku kaudset mõju, mis võib mõjutada Iisraeli suhteid eurooplastega. Ma arvan, et minu sõnum minu Iisraeli sõpradele, nagu sina, Alana, oleks. Keda see üldse huvitab? Tõesti, keda huvitab? Eurooplased ei ole niikuinii just kõige suuremad Iisraeli fännid ega sõbrad. Olgu selguse huvides öeldud, et on mõned valdkonnad, kus see natuke muutub muidugi. Praegune Saksamaa kantsler on hakanud ütlema palju õigeid asju, kuna islamistlik invasioon Saksamaal jätkab seal laienemist. Ja me näeme Saksamaal igasugust õõvastavat antisemitismi, kuid on ka mõningaid lootustandvaid märke. Seal on mõned paljulubavad märgid. Aga ausalt öeldes tundub mulle, et see ei ole Iisraeli jaoks tähelepanu väärt, et mõelda oma võimalike suhete peale NATO-ga. Ma arvan, et Iisraelil oleks palju parem keskenduda just sellistele 2- ja 3-poolsetele liitudele, millest me siin saate jooksul oleme rääkinud. Sa mainisid Vahemere dialoogi.
Iisrael osaleb neis kõigis, sealhulgas mõnes sellises riiklikus gaasikonsortsiumis koos selliste riikidega nagu Kreeka ja Küpros. Need ongi sellised sihitud majanduslikud, sõjalised ja geopoliitilised liidud. Jällegi, Abrahami kokkulepped Iraani kontekstis, need on just need asjad, mis minu arvates saavad olema võtmetähtsusega välissuhetes ja geopoliitikas 21. sajandil. Aga NATO on omamoodi dinosaurus. Ja ausalt öeldes arvan ma, et kogu see viimane arutelu oleks ilmselt üsna mõttetu. Sest kui Ameerika tõesti NATOst lahkuks, on mul väga raske uskuda, et NATO üldse eksisteeriks. Ma arvan, et see oleks tõenäoliselt NATO lõpp. Ja seetõttu poleks Iisraelil ausalt öeldes ilmselt millegi pärast muretseda. Lõpeta saade oma äranägemise järgi. Ma tean, et sul on väga tihe ajakava, nii et ma tõesti hindan, et sa täna tulid. Ootan huviga, et saaksime jälle rääkida ja arutame mõningaid neist asjadest privaatselt. Alana, ootan seda väga. Aitäh!